The nominations for Best Tourism Establishment of the Year are based on the company's reputation, outstanding customer service, originality, and effective marketing. This year we have selected 3 nominees to compete for the award. Tervist, täna on 13. veebruar ja Saaremaa Loome kanal me oleme jälle praamis. Tere hommikust, hommik on just tegin hommikusöögi siin üleval ja sõidame jälle mandrile. Ühesõnaga selline hullumeelne päev on täna, et me sõidame Mirgega Tallinnasse turismimessile. Kell 1 on meil seal mingi asjandus, mingi värk, ühesõnaga peame kohal olema ja siis õhtul mul on Kuressaares bändimäng, ehk siis ma pean jõudma nagu normaalselt üle Kuressaarde õhtuks ja siis on bändiga vaja minna lavale ja kõige pullimisel asja juures on see, et ma ei neile jumalast haigeks. Minul on palavik ja nohu ja kõik muud asjad ja kurk on paistes ja Mirgel on palavik, Mirge on ka haige ja tõbine, et polekski olnud paremat päeva või aega, et millal haigeks jääda, aga nagu kui on bändimäng lubatud, ega siis tegemata ei jää. Lihtsalt see, et peab Tallinnas ka käima vahepeal, et see on ka veel tüütu, aga no midagi ei teha, lihtsalt põnevad väljakutsed on meil. Nii, kell on 12 läbi ja meie olemegi Tallinnas, selles mõttes jõudsime ilusti. Kell 1 me peame olema seal kuskil lava juures, ju me siis näeme Mirge veel puhastama prille siin, et nunnu, selles mõttes siin ei lähe kaua, me läheme ühest algab, mingi 40 minti saken ainult, kus me siin peame olema, siis me saame juba minna Saaremaa poole tagasi, sellepärast, et muidu ma ei jõua õhtuks Kuressaarde normaalselt, et selline nove päev. Aga jah, et see haigus on kõige hullem asi üldse selle, muidu oleks jumala tehtav. Üldiselt jumala tüütu on, kui sa jääd haigeks valel ajal. Soovime kõigile eksponentidele edukat messi ja kutsume kõiki avastama uusi põnevaid sihtkohti nii Eestis kui mujal maailmas. Saaremaa Zoo! Saaremaa Zoo puhul hinnati noorte entusiastide järjepidevat tööd oma unistuse ellu viimisel ning personaalse, hubase ning looma- ja keskkonnasõbraliku külastuspaiga loomisel laste ja perede jaoks. Saaremaa Zoo was recognized for the dedication of a group of young enthusiasts who work consistently to turn their dream into reality. Tulbisibulad sai. Ma teistel ka oma tulbisibulaid siis. Ühesõnaga, me tegime oma tseremoonia ära, käisime lava peal ka väga armas, selles mõttes, et meid on märgatud täiesti, meie jaoks tegelikult oli väga üllatus see, et Saaremaa loomaaed on nomineeritud aasta turismiobjektiks. Teised olid nii kõvad tegijad seal kõrval. Saime ilusad lilled, tulbid, saime mingisuguse asja kaela, mille me saame seina peale panna, kus on meie nominatsioon kirjas. Ja selline ongi hästi armas märkamist, me olemegi enda arust ju hästi alguses alles, ja muidugi palju õnne võitjatele, et see oli ka väga äge. Ja siis terve see turismimess on ka ju, tegelikult on vinge, ma mõtlen, et natuke on kahju, et me siin ei ole, aga natuke ei ole ka, sellepärast, et me eelmine nädalavahetus alles käisime Riia turismimessil ja praegu polekski aega ja ei saakski tulla. Aga sel aastal on tunduvalt väiksem see mess, mitte selle mõttes, et alaliselt on sama suur, aga lihtsalt palju vähem on eksponaate. Just see sama, kus on see Saaremaa boks, Saaremaala tagantpoolt on hoopis tühjem, et muidugi kohatasud läksid hästi palju suuremaks. Kas sellepärast või hakkavad lihtsalt messid vaikselt välja surema, ega me ei tea, aga selles mõttes võib-olla kunagi tulevad jälle, aga väiksem ta on kui eelmine aasta ja see on iga aasta olnud niimoodi, et läheb väiksemaks kogu aeg. Et äkki peaks sööma lõunat, jah, see on ka mõte, et tegelikult on lõunaaeg ja praegu oleks väga praktiline süüa. Aga me käisime messil ringi peale, hästi nunnu, hästi tore, seal pool ei ole käinud, toidu pool ei ole käinud veel, jah. Et kas lähme? Suur mooniroll ütles Mirge, et väga ilus on. Et see on siis toidu pool, siin pool me enne ei käinudki. Et söögi pool on ka ikkagi jäänud väiksemaks.
aga noh, ma ütlen, et eks see messide aeg vaikselt kaob, aga väljapanekud on ägedad ja väljapanekud on võimsad nagu ikka. Et kindlasti saab mingeid häid pakkumisi siin, aga ma arvan, et miks messid jäävad väiksemaks, on tänu sellele, et lihtsalt internetimaailm võtab üle ja ilmselgelt, kui sa oled netiga juba kursis, siis sa tead, et sa saad kõiki neid pakkumisi, mis on turismimessil, vaadata ka netis, osta netist ära, sa ei pea nagu tulema siia piletit ostma, et noh, selles mõttes, kes tahab lihtsalt melu saada, tuleb siia, aga üldiselt see enam nagu vajalik ei ole ja ma arvan, et see sööb ka ära selle messi maailma. Aga no, küll ta tuleb tagasi, kõik käib üles alla tihti peale niimoodi, et eks näis. Aga ühesõnaga, mul on hea meel, et me tulime. Mul on kahju, et me peame nii kiiresti ära minema, sest nüüd ongi, teeme oma lõuna ära ja siis me lähme juba lihtsalt uuesti autosse Saaremaa poole teele, selle ongi, siis kodust bändiriided kaasa ja siis juba Kuressaarde. Et nii see päev läheb. Nii, me jõudsime just Tallinnast koju ja nüüd on niisugune tunninaken, ma tegin endale ühe kohvi. Kohvi on tähtis. Tegin ühe kohvi endale nüüd ruttu ja nüüd mul ongi tunninaken, et ma saan oma kohvi ära juua, natukene söön ja siis bändiriided kaasa ja siis Kuressaare poole, et niisugune nobe päev. Tankisin just auto ära ja nüüd on siis kell juba peaaegu 7 ja nüüd ma sõidan ja siis kui kõik läheb õnneks, siis me hakkame lavale, lähme 8:30, 9 seal vahel kuskil. Ehk siis niisugune 50 kilti sõitu veel, siis ma olen õiges kohas, kus saab mängima hakata. Et riiete vahetus ka muidugi sinna vahepeale veel, et niisugune hoogne päev. Lihtsalt see haigus on hull nöök. Ma ei tea, kas üldse näha on, valgus on väga halb mul siin autos, aga selline see elukord on. Me oleme nüüd Kuressaares Keki majas. Meil on 2 tundi lauldud juba või 2 seti tehtud, selles mõttes. Ja praegu käib niisugune vahepala, kus härra laulab siis oma sünnipäevalapsele laulu. Väga armas, Renat tegi talle fono selle jaoks ekstra, et niisugune armas ja tore, et hästi lõbus pidu. Keki maja on hästi kaunis, selles mõttes hästi mõnusa mängida siin, et lava on seal, meil on lava on alati niisugune, et alati eelistatud on lava, sellepärast, et kui sa oled seal sama tasapinna peal rahvaga, siis on tihtipeale inimesed kukuvad sinna mikrofonide otsa ja asju, et ma lähen nüüd seda taha. Ja meil on oma bändiruum, bändiruum selles mõttes, et siia saab minna reaalselt istuma, sealpool on veel üks ruum, soe, niimoodi, et me saame vahepeal tulla nagu puhkama, et meie pausid tihti peale 20-25 minutit, mitte rohkem, 20 tavaliselt, kui ei ole vahepalasid, aga praegu on natuke pikem tõenäoliselt. Et 2 seti veel, siis on see päev läbi, siis ma tõmban oma teraflu sisse, sest terafludega midagi ei saa enne juua, sellepärast, et see võtab häälepalad ka kuivaks. Ehk siis praegu ma olen niisuguse, kui ma hakkasin kodust tulema, mul oli 37,8 palavik, see on niisugune väike õnneks, aga hästi suur mure oli see, et äkki hääl ei pea vastu, et siis läheb tõesti pidu nahka, aga ei, hääl kannab praegu hästi, ei ole hullu midagi. Ja väga köhima ka ja lähed see teisele korrusele praegu, et nüüd on juba küünlad tordi peal ja muusika pannakse käima uuesti, meil on väike paus ja see meie lava näeb siit ülevalt ka, Renat on seal, mina mängin siis seal, minu kitarr, minu mikrofon, Renati mikrofon on seal on Renati kitarr seal taga. Renat teeb seal igast peenemaid näputöösid selle kitarriga, mina olen rohkem see kaugutäide, et ma olen rohkem laulu peal. Aga jah, niisugune uhke puldi komplekt on meil seal, kõlarid, vinge, niisugune tuled, mõnus, hästi hea pidu on täna, et mulle meeldib ja see ongi põhiline. Et siis ega siin ei olegi midagi, 2 seti veel, siin läheb pimedaks ka, et 2 seti veel, see tähendab seda, et praegu, ma ei teagi, ma arvan, et ma jõuan kuna on Saaremaa pidu, ehk Kuressaares, siis ma jõuan 3-4 vahel koju ideaalis, võib-olla natuke hiljem. Käete on jõudnud siis õhtu nüüd, meie viimane set on läbi, kell on 2 praegu, nii et nüüd ma ootan Renat natuke sööb veel, mina jõin oma kohvi ära juba, et tavaliselt on niimoodi, et me enne mängu ja mängu ajal ei söö, ei joo, ainult vesi ja siis kui set lõpeb, siis sööme natukene midagi, et kui viimane set lõpeb. Et nüüd natukene väikest hingetõmbe pausi, siis me pakime asjad kokku ja siis viime asjad Renati juures maha uuesti auto pealt.
ja siis ma saan kodu peal sõitma hakata. Kell on 2 ja siis ma loodan, et ma saan 4 koju umbes. See oleks väga hea. Kell on nüüd natukene paar minutit puudu 4. Tõin oma kitarris ja loodusmõja sooja ära, sest õues on -13 kraadi ja siis kitarrautosse jääda ei saa. Painin siia sooja loodusmõja selle uksest sisse ja nüüd ma lähen siis tuppa pessu, jõuan äkki ühe tee teha endale ja siis magama, nii et siukene päev siis. Teil ka tublit, share'ige, like, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!